Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada spektromeetrit ehk siis seadet, millega uurida valgusspektrit. Siin laual on 3 erinevat lampi. Meil on 2 LED-lampi külma ja sooja valgega ning 1 sooja valgusega kompaktluminofoor ehk siis rahvakeeli öeldes säästulamp. Ja meil on vaja teha seade, mis aitaks meil tuvastada nende erinevaid valguseid. Nii LED-lambid kui ka kompaktluminofoorlambid tunduvad inimese silma jaoks siis küllaltki samasugused valged, kuid nende tegelik eritatav spekter on väga erinev. Ja täna ehitamegi masina, mis aitab meil seda spektrit lähemalt uurida. Spektromeetri ise ehitamiseks on 2 põhilist võimalust. Esiteks võime kasutada klaasprismat. Sellest valgust läbi lastes märkame, et valgus sõltuvalt värvist murdub ka veidi erineva nurga all. Ja kuna need nurgad on erinevad, siis valge valguse ehk siis liitvalguse spekter nii-öelda tõmmatakse laiali. Samas, teine variant on ehitada ka difraktsiooni põhimõttel töötav spektromeeter. Selleks on meil vaja DVD-plaati. Ja näitangi, kuidas difraktsioonil põhinevat spektromeetrit ehitada. Esmalt tuleb meil DVD-plaat katki lõigata. See võib olla ükskõik milline vana DVD-plaat. Ja kui DVD-plaati käepärast ei ole, siis sobib ka CD-plaat, siis on lihtsalt nurgad veidi erinevad. Lõikan siit välja sellise sektori. Ja võime märgata, et ühe koha pealt on see plaat läinud veidi katki. Ja selle katki läinud koha pealt saan plaati hakata 2 kihiks murdma. Nimelt koosneb see plaat mitmest kihist ning kui kihid pooleks tõmmata, siis saame me kätte sellise läbipaistva osa. Meil ongi vaja just nimelt seda läbipaistvat osa DVD-plaadist. Murran ka ülejäänud plaadi katki ära ning võib-olla läheb selleks mitu katset, aga lõpptulemusena on meil tükk näiliselt läbipaistvat plastmassi. Kuid tegelikult oleme niimoodi saanud väga hea difraktsioonivõre ehk siis sellise materjalitüki, mis on väga tihedalt ja ühtlaselt sooneline. Demonstreerin seda laseri abil sellise valgest paberist ekraani peal. Kui me laseriga sellest äsja omandatud difraktsioonivõrest läbi näitame, siis näeme, et lisaks sellele põhikiirele, mis siit plaadist otse läbi läheb, näeme ka lisatäppe külgedel. Need on siis vastavalt esimest ning teist järku difraktsiooni maksimumid. Ja teist järku difraktsiooni maksimumid on sellised, mis sellise katse juures tulevad kõige intensiivsemad. Kui võtame rohelise laseri asemel sinise laseri, näeme, et need täpid on palju rohkem lähestikku. Ja kui võtan kätte 2 laserit korraga, siis on seda vahe veel paremini näha. Näeme eriti selgelt, et erinevat värvi lainepikkusega valgus moodustab difraktsiooni maksimumid erinevale kaugusele sellest peakiirest ehk siis pea maksimumist. Ja seda põhimõtet saame väga edukalt ära kasutada spektroskoobi ehitamiseks. Spektroskoobi ehitus on järgmine. See difraktsioonivõre tuleb paigaldada selliselt, et selle ees oleks kitsas pilu ning me vaatame kitsast pilust tulnud valgust, teiselt poolt difraktsioonivõre. Kuna meid segab väga külgedelt tulev valgus, on mõistlik ehitada korpus. Korpuseks olen võtnud sellise 5 cm kanalisatsioonitoru jupi, millest on saetud umbes 13 cm tükk. Siia sisse on saetud ka pilu ning selle pilu sisse saab asetada selle DVD-plaadi tüki. Niimoodi, et see katab võimalikult suure osa selle toru sisemusest. Toru sellesse otsa, mis on difraktsioonivõrest kaugemal, kinnitan pilu. Ja seda pilu on mugav teha näiteks noateradest. See on küll ohtlik, sest noaterad on väga teravad, kuid meil on võimalik saada 2 pinda, mis on ilusad sirged ning need saab panna lähestikku kokku ja õige nurga alla sedasi, et meil moodustuks kitsas ja ühtlane pilu. Noatera on varem pooleks murtud, seda tuleb teha muidugi väga ettevaatlikult. Ja see pilu tuleb ehitada difraktsioonivõre ette sedapidi, et pilu oleks samas sihis nende soontega. Sooned on küll kumerad, kuid kui nad jooksevad sedapidi, et nad on võimalikult piluga samas sihis, siis on meil võimalik edukalt spektromeeter ehitada. Seega vaatan, kuidapidi see DVD-plaat siin sees on ning asetan peale pilu jaoks vajalikud noaterad. Terade kinnitamiseks kasutan musta isoleerteipi. See teip peab olema selline, mis muidugi hoiab terasid kinni, kuid peab olema ka selline, mis tõkestab valguse läbipääsu, sest meil on vaja, et valgus tuleks läbi ainult nendest piludest ja mitte kuskilt mujalt.
Esmapilgul võib küll tunduda, et need terad said omavahel täiesti kokku, kuid tegelikult paistavad need õige pisut ka valgust läbi. Ja nagu enne mainisin, on väga oluline, et meil ei oleks liigseid valguslekkeid. Ehk siis panen tüki teipi ka varem paigaldatud difraktsiooni võre avause peale, et ebasoovitav valgus kuskilt küljelt sisse ei pääseks. Ning väga lihtne spektroskoop ongi valmis. Selleks, et teile demonstreerida, mis pilti ma siit näen, kasutan tahvelarvutit ning näitan kaameras seda pilti, mis siit välja tuleb. Kui niisama toru sisse vaadata, ei paista siit midagi huvitavat, kuid kui lülitame sisse lambi, siis õige nurga alt vaadates näeme, et siia toru sisse moodustub väike vikerkaar. Ja see on igati ootuspärane, sest tänapäevased LED-lambid annavad välja küllaltki ühtlase spektri, ehk siis sellise valge valguse, mis sisaldab väga-väga palju erinevaid komponente, andes peaaegu kõiki värve. Kuid kompaktluminofoorlamp on täiesti teistsuguse ehitusega ning sellel on ka väga eriline spekter. Kui vaatame spektroskoobiga säästulampi, siis näeme, et selle eritatav spekter on mitte pidev, vaid diskreetsete joontega ehk siis triibuline. Ja näeme, et see lamp moodustab ühe tugeva punase, nõrgema oranži, väga tugeva rohelise, seejärel rohekas sinise ja violetse joone. Ehk siis meil on vahepeal justkui tühjad kohad, kus valgust pealt näha ei ole. Inimese silma petab see ära ja me vaatame seda lampi, arvates, et tegemist on ühtlase valge valgusega, kuid tegelikult on siit väga paljud värvid puudu. LED-lambil on need värvid suuresti olemas. Veidi madalam on intensiivsus ainult rohelise ja sinise värvi vahel. Kuid kompaktluminofoorlambi triibuline spekter on täiesti eristatav ning väga iseloomulik just seda tüüpi lambile. Seega näeme, et spektrid on üksteisest kardinaalselt erinevad ning on väga lihtne tuvastada, milline lamp on kompaktluminofoorlamp. Ja täpselt nii lihtne ongi ise ehitada spektroskoopi.